Tere tulemast Kantar Emori turunduspraktikate podcasti Point Plus. Minu nimi on Alar Pink, olen Tallinna Ülikooli BFMi turunduslektor. Tänane külaline on Kärt Salumaa-Leppik, andmekaitse entusiast, TalTechi külalislektor, Eesti Energia andmekaitsespetsialist. Tere tulemast! Tere tulemast ja suur tänu kutsumast. Väga hea meel on siin olla. Täna me võtame arutuse alla andmekaitse. Suur teema, proovime selle lahti selgitada, mis on tähtis ja kõik ongi tähtis, nii et seal ei ole mitte midagi mitte tähtsat. Ma küsiks alguseks, et kuidas sa üldse valdkonda sattusid? Miks sinust sai üldse andmekaitse teemadega tegelev inimene? See on nii hea küsimus, et ma arvan, et ühe lausega sellel ongi väga keeruline vastata, seega ma vastan vähemalt 2. Minu taust on see, et ma olen hariduselt jurist. Olen käinud Tartu Ülikoolis, õppinud juurat ja tundnud, et tahaks midagi veel teada saada. Tahaks tegeleda mingi valdkonnaga, mis on 21. sajandil hästi aktuaalne. Ja kui see valdkond ei ole andmed või andmekaitse, siis ma küsiksin, et mis veel on. Mina ei oska vastata. Just, et ma arvan, et see ongi see laiem põhjus, miks ma selle valdkonnaga tegelen ja miks ma päris hea meelega sellega tegelen, sest meil kõigil on andmed, kuskil midagi nendega juhtub ja ideaalis ju ma usun, et keskmine mõistlik inimene tahaks, et need andmed oleksid kaitstud. No näha on, et sa oled entusiast, sellepärast, et sa õpetad ülikoolis ka, et mis sind sinna viib? Soov targemaks saada, et kuivõrd see valdkond on väga kiirelt arenev valdkond ja kuivõrd me sellest teemast ka täna räägime, ilmselt on selle valdkonna ümber ka üksjagu segadust jätkuvalt, küsimusi, kuidas mingeid norme tõlgendada, kuidas siis neid andmeid kaitsta, kui see hästi lihtsalt sõnadesse panna, siis ka mind heas mõttes nii-öelda drive'ib või kuidagi hoiab vee peal see inimlik huvi aru saada, et kuidas sellega siis lood on ja kas midagi saaks ka paremaks teha. No ütle mulle seda, miks üldse mingi turundaja või ütleme, puha, kes siis meid kuulab täna või vaatab, miks ta peaks üldse tänase episoodi läbi kuulama, miks see andmekaitse üldse tähtis on? Ja ka see on ütlemata hea küsimus. On nii, et inimesed jagunevad väga erinevalt selles küsimuses teemas. Mõni inimene tunneb, et tema jaoks on see valdkond väga oluline ja mõni inimene tunneb, et tal on täiesti ükstapuha, kuidas ta andmeid hoitakse. Et ei saagi niimoodi üksüheselt öelda, et kõigi inimeste jaoks tema eraelu ja need faktid ütlemata huvitavad ja tundlikud ja kaitsmist vajavad oleksid. Et me kõik oleme selles küsimuses suhteliselt erinevatel seisukohtadel, skaala erinevates siis punktides äärmustes. Aga kuivõrd me elame sellises lääne demokraatlikus õigusruumis, kus austatakse põhiõigusi, et ka õigus isikuandmete kaitsele, õigus eraelu puutumatusele kuuluvad nende sekka, siis ühiskonnas, kus me elame, kaitstakse neid õigusi ja see kohustab siis ka andmetöötlejat, sealhulgas turundajat, neid andmeid kaitsma, mis talle usaldatakse. Ehk siis ta võiks vaadata nii oma töökohalt tulenevalt, kui et ka erakliendina tulenevalt, et mis on tema õigus, et mõlemad pidi võiks see huvi olla täna kaetud, jah? Just täpselt, et see ongi väga mitmetahuline, mitmesuunaline valdkond, et ühelt poolt me soovime, et suhtes tööandjaga kaitseks meie andmeid, pakkudes ise võib-olla teenusosutajana teenuseid, me peame olema aupaklikud oma klientide suhtes, hoidma nende andmeid kaitstuna, mitte müüma neid mustal turul, võib-olla keegi on nõus väga head raha nende eest maksma, ahvatlus tekib, aga jällegi, kui regulatsioonid on paigas, mis sanktsioneerivad üsna karmilt sellise halva teguviisi eest, siis see hoiabki tagasi, et selleks need regulatsioonid ongi ka paika pandud, et hoida siis ohjes neid andmetöötlejaid ja et inimeste põhiõigused oleksid kaitstud. No mida me üldse inimeste puhul nendest andmeteks peame, mis siis on, mida peab kaitsma? Ja seda küsimust ma kuulen ka aastas 10+ korda vähemalt, et mis need andmed siis on, mida tuleb kaitsta, et kui me vaatame
GDPR-i regulatsioon ehk siis General Data Protection Regulationit või eesti keeles öeldakse siis ICÜM, isikuandmete kaitse üldmäärus, siis seal on selgelt ära defineeritud, mis on isikuandmed ja kes on andmesubjekt. Isikuandmeteks loetakse siis teave, mille kaudu on inimest võimalik tuvastada või mille kaudu on inimene tuvastatav. Ja andmesubjekt, kelle andmeid siis kaitstakse, on siis inimene. Et kui me räägime nüüd tänase podcasti kontekstis andmetest, mida me kaitseme, siis me kaitseme inimese andmeid ja kes on siis kohustatud neid kaitsma, on siis vastutav töötleja, et osapool, kes siis viib nende andmetega mis iganes toiminguid läbi põhimõtteliselt. Aga need andmed on siis, ma eeldan, inimese nimi, eks ole, on ju, inimese emaili aadress, kindlasti. Mis sinna alla veel läheb, et millega kui ma tema vanust tean, siis sellest mul veel eraldi ei piisa, sellega mul midagi pole, et kui kombinatsioonis on see juba nagu teema, jah? Ja just, et just see oluline kriteerium, et see info peab olema kuidagi siis selle inimesega lingitav, on ju. Et see hea näide, et kui mul on inimese telefoninumber, et kas see on isikuandmed, et kui ma sinna telefoninumbrile helistan, Mari Maasikas võtab vastu, et jaa, Mari Maasikas kuuleb, on ju, et siis ilmselgelt me peame ikkagi jaatama seda, et ka see telefoninumber on isikuandmed, eks ju. Ja esmapilgul, mis võib ka turundajat huvitada, on see, et kõik siis teenuse käigus või osutamise käigus teatavaks saab informatsioon, mis on ka selle inimesega seostatav, näiteks tema ostud, tarbimise ajalugu, mingid süsteemi eelistused kuuluvad ka siis isikuandmete alla, sest et see teave on ju samamoodi selle inimesega seostatav. Operatsioonisüsteemid, tehnoloogia mudelid, mida ta kasutab selleks, et neid oste teha. Ma olen kuulnud IP-aadresse. Jaa, samamoodi on võrgu identifikaator ehk IP-aadress otsesõnuga välja toodud GDPR-is. Et see kuulub isikuandmete hulka, selle taga on ka siis ka Euroopa Kohtu praktika, mis siis jaatab, et kui selle võrgu identifikaatori järgi on võimalik jõuda siis selle inimeseni, siis loetakse ka see isikuandmeteks, et see on see sama näide, et kui ma internetis toimetan, siis internetis tegelikult ei ole anonüümsust, et minust jääb sinna jälg maha, et kuigi see jälg ei ole võib-olla tõesti nagu kujul Mari Maasikas, vaid mingi identifikaator vastu, mida mind on võimalik siis identifitseerida, siis jah, et need anonüümsed netikommentaatorid tegelikult ei ole anonüümsed, eks ju. Sa ütled seda, et see ei ole päris nii, et sellest hetkest alates, kui ma selle nime teada saan või selle emaili aadressi, mis oleks nagu ka kohandatav nime vastu, tihtipeale meil nimi on, et siis nagu läheb see jada käiku, et tegelikult see võib-olla ma seda nime ei tea, aga kõike seda muud kooslust ma tean, see on ka mõnes mõttes siis ikkagi nagu isikuandmestik, eks ole, jah. Ja minu soovitus kindlasti kõhkluse korral on siis soovitus tõlgendada andmestikku kui isikuandmeid teenusosutaja poolt ja tagada siis ka nende regulatsiooninõuete kohaldamine. Pigem see olukord, kus ei ole tegemist isikuandmetega olukorras, kus ikkagi teenust osutatakse inimesele, pigem võib jääda harvaks või et kui on väga keeruline kaasus, siis jumala eest tuleb kaasata spetsialistideks ja analüüsi. Ma mõtlen ühte olukorda, et turunduse automatiseerimises on need tarkvarad sellised, et sa trackid, räägime küpsistest hiljem, eks ole, aga põhimõtteliselt tuleb kodulehele, ta teeb midagi, sa näed mingit IP-aadressi, mis midagi teeb, ma ei tea, kes ta on. Ja ta võib-olla käib seal 6 kuud mul, eks ole, mingid asju vaatamas, alla laadimas ja nii edasi. Ja nüüd mingi moment ta siis mingit vormi täidab, kus ta avab oma nime ja oma emaili aadressi. Ja sellel hetkel läheb see kogu ajalugu selle isiku külge. Ja siis me saime aru, näed, tagasiulatuvalt, me teame, et 6 kuud tagasi ta alustas oma teekond ja nii edasi. Et kas, mina olen kogu aeg mõtlen, et kas see andmesubjekt hakkab sellest hetkest, eks ole, kui ma sain ta nime ja koos emailiga teada, või tegelikult juba sellest hetkest, kui ma hakkasin korjama ta vastu midagi, aga ma ei tea, kes ta nagu lõpuni on. See on nagu keeruline küsimus olnud. Jaa, et see nõuabki ka sellist igakordset hindamist tulenevalt ka siis tarkvarjast ja süsteemidest, mida teenusosutaja kasutab, et seda nagu nii üheselt ma ei tahakski siin väita, et nii või naa, aga see nõuabki hindamist, et kas lõppkokkuvõttes tekibki mingi profiil või mingi seos konkreetse siis kasutajaga, eks ju, kus taga siis on füüsiline inimene, füüsiline isik.
ehk inimene ja noh, siis tuleb ikkagi jaotada, et kui me ikkagi osutame teenust inimesele, kes istub arvuti taga, klikib seal midagi, no siis tõenäosus on, et GDPR-i nõuded, andmekaitse nõuded ikkagi kohalduvad. Ma tulen korra selle GDPR-i, et see on Euroopa, eks ole, andmekaitseseadus. Kas Ameerikas on midagi vastavat olemas või neil on nagu osariigiti midagi olemas, ma olen vist ka täheldanud, Californias on omad... Jaa, just, et Californias on oma õigusakt, üle maailma on neid õigusakte väga erinevaid. Nüüd, kui GDPR 2018-25 mai kohalduma hakkas, siis ka väga paljud kolmandad riigid, ehk siis Euroopa Liidu välised riigid hakkasid ka seda valdkonda rohkem reguleerima ja väga paljud riigid väljaspool Euroopat hakkasid siis ka oma õigusakte regulatsioone siis kirjutama üsna samas taktis Euroopaga, kuivõrd Euroopa ise on seadnud väga karmid piirangud just Euroopa Liidu väliste riikidega andmevahetuseks, et seal on oma väga spetsiifilised eriregulatsioonid, et just see huvi, et tagada siis sarnasused lähenemistes Euroopa Liidu liikmesriikidega tingiski siis selle, et mitmed Euroopa Liidu välisriigid siis hakkasid sarnaseid seadusi kirjutama. No miks ma seda küsin, on see, eks ole, et ma olen rääginud patendivolinikega, eks ole, et nad on selliste kaubamärgi kaasustega olnud kaasas, et tihtipeale meie ettevõtted ei taju ära, et kui su leht on inglise keeles ja potentsiaalselt su toode on tarnitav ka Ameerika Ühendriikidesse, kuigi sinna ei sihi, on ju, siis sa automaatselt nagu pead olema ka nende seadustega kursis, mis toimub ja see tuleb paljudele üllatusena. Jaa, et see tõepoolest nii on ja samamoodi vastupidi kohaldub, et kui näiteks USA turult pakutakse Euroopa Liidu turule teenuseid, siis ka nemad peavad olema GDPR compliant, ehk siis GDPR-i nõuetega peavad olema vastavuses ja mitmed siis ka suured siuksed tehnoloogiagigandid, Metad, WhatsAppid, Amazonid, eks ju, et nemad omavad ju ka erinevaid tütarettevõtteid siis Euroopas, tihtipeale just Iirimaal tulenevalt madalast maksumäärast, maksukoormusest, kes siis ka tõesti nagu tood oma andmekeskusi, andmetöötlusi Euroopasse, et mitte minna siis GDPR-i nõuetega vastuollu. Sa puudutasid tähtsat osa, on ju, ja me oleme siin rääkinud erinevates episoodides, et miks peaks vaatama korra, kuhu kogutakse need andmed, eks ole, et just. Meil on palju Ameerika sellist tarkvara, kus need serverid asuvad Ameerikas, on ju, ja tihtipeale need on nagu odavamad, eriti just me räägime mingit e-maili uudiskirjade saatmise seid, ja siis me kogu aeg ütleme, et tegelikult võiks andmed ikkagi Euroopas olla, keda sa kogud, on ju, et see tuleb sealt samast direktiivist, eks ole, jah? See tuleneb täitsa nüüd juba mitmest kohast, et meil on olemas siin ka NIS2 ehk siis infoturbe teemadega seonduv õigusakt, GDPR vajadus tagada, et andmete üle toimuks siis kontroll ühtsetel alustel. Ja kui me vaatame konkreetselt USA näidet, et siis USA andmeedastust on seda lepingut või seda lepet, mille Euroopa Komisjon on siis sõlminud, on rohkem kui ühe korra Euroopa kohtus ka vaidlustatud, eks ju, et praegu me räägime, et meil on Data Privacy Framework paigas, mille alusel siis Atlandi-ülene andmetöötlus toimub, aga tõepoolest siin on olnud erinevaid probleeme just USA ja Euroopa vahelise andmeedastusega ja enda õiguslike alustega, et siin taga on hästi palju juriidikat ja juriidilisi nüansse, millesse ma praegu ei läheks hea meelega, aga tõesti, et lihtsam ja väiksem tõenäosus andmekaitsereeglite vastu eksimiseks on siis, kui kasutatakse sellist Euroopa Liidu teenusepakkujat. Et seal, kuivõrd ka Euroopa Liidu teenusepakkujale siis see varu, et ta tegutseb Euroopa Liidus, talle kohaldavad need samad normid, eks ju, andmetöötluse osas, võib-olla suudab siis paremini ka selles rägastikus orienteeruda. Või siis vähemalt veenduda, et teenusepakkujal on olemas Euroopas omad serverid ja need just. Siis alluvad sellele andmekaitse. Ma muidugi nagu olen kõrvalt vaadanud, et viimase võib-olla 2-3 aastaga on see olukord palju paremaks läinud, et see ikkagi ennem oli palju nagu hullem, et enamustel nendel suurtel lääne kompaniitel tegelikult polnud siin nagu midagi, et siis oligi nagu suur küsimus. Kas GDPR-i seadus, ütleme, määrus, kas ta võeti
võeti nagu täiel määral ja kohaldati täielikult, meil on vahel on nii, et me nagu mingid asju liikmesriigid saavad pehmendada, eks ole, mingid asju mitte, et kas see on võetud nagu täies ulatuses vastu siin? Jaa, et see GDPR ongi regulation, ehk siis eesti keelde tõlgituna määrus, mis on otse kohalduv, eks ju. Nagu määrust ikka, et oma olemuselt need ei nõua jõustamiseks direktiivi ülevõtmist kohalikku õigusesse. Aga GDPR oma olemuselt on selles suhtes huvitav, et ta sisaldab endas ikkagi neid elemente, mis on omased direktiivile. Ehk siis ta jätab väga mitmed nüansid liikmesriigile endale reguleerimiseks, et näiteks ajakirjandusnormid, teadustööd, arhiveerimised, isikukoodid, et kõik see on jäetud täiesti riikidele endal reguleerida. Et sa viitasid sellele, et siis on mingid nagu spetsiifilised valdkonnad, mis tegelikult selleks, et oma tööd teha, nad vajavad võib-olla suuremat õigust mingitele asjadele, just ka isikuandmete käitlemisele, eks ole, et see on see küsimus. Ja kas me siin võtsime mingi karmima liini või oleme me selles suhtes selline Euroopa keskmine või? Mina ütleks, et väga paljuski oleme läinud GDPR-is nii mõistliku radapidi, kui nagu üldse on mõistlik minna, eks ju, et kui me teame ka seda, et Eesti järelevalveasutus on üks vähem kui mitte kõige vähem rikkumiste eest trahve teinud järelevalveasutus, et on lastud ikkagi andmetöötlejatel üsna kenasti siin toimetada ja ka võtta seda uut reaalsust omaks, et mujal, eriti võib-olla Prantsusmaal või Iirimaal, kus on siis suured tehnoloogiagigandid, on ikkagi palju karmimalt koheldud neid nõuete vastu rikkujaid, et Eesti andmekaitse inspektsioon on võib-olla viimasel paaril aastal meedias just nende rikkumiste menetlemisega just rohkem silma paistnud, et enne seda anti ikkagi väga palju sellist armuaega ja kohanemisaega nende uute nõuetega siis enda tegevuse vastuvusse viimiseks. No meil on vist suhteliselt tüüpiline olukord nagu kõikides teistes, et paljud inimesed mõtlevad, et kui ma ikkagi lõpuni aru ei saa, siis ma võib-olla ei pea seda nagu kohandama endale, eks ole. Ja eks siin tuleb ka nagu mõista kõiki osapooli, et teadupärast on ju Eestis üle 90% väikse ja keskmise suurusega ettevõtteid. Ja ütleks, et GDPR on just väga väikse ja keskmise ettevõtte sõbralik, arvestades seda paberimajandust, nii-öelda bürokraatiat, neid nõudeid, dokumentatsiooni, analüüse, mis tuleb andmetöötluse vaatest enne andmetöötluse alustamist siis läbi viia, eks ju. Et ka näiteks turundajate vaatest, kui mingeid kliendi rahulolu uuringuid edastatakse õigustatud huvi alusel, siis see eeldab ikkagi eelnevalt dokumenteeritud analüüsi ja hindamist, et mis eesmärkidel ma isikuandmeid töötlen, eks ju. Et kõik see paneb sellise halduskoormuse, ütleme, et mille vähendamisega siis nüüd praegu on hakatud tegelema ja viimase info kohaselt võib sinna skoopi jääda ka GDPR, nii et elame-näeme, et vaatame, mis nõuded meil siin siis võib-olla mõne aasta pärast vastu vaatavad. No vaatame seda kolmes nagu niisuguses suunas, et üks, mida sa juba nimetasid, on see, et kui turundaja või ükspuha, kes siis teine klienditeenindus teeb mingisuguseid tegevusi ettevõttes nagu kliendi suunas, on ju. Teine versioon on see, et kui see turundaja või keegi teine juhib oma meeskonda, tema ettevõttes on inimesed, eks ole, on ju, kellega ta ju ka igapäevaselt suhtleb, on ju. Ja kolmas on see, et meil on partnerid, kolmandad osapooled, on ju, et kellega meil siis teeme koostööd, kas siis kliendi suunal või kes omakorda meile mingisuguseid asju müüvad, teenust, toodet, või näiteks meie siis kliendina teeme üldse nagu äri kliendi suunas, võib-olla siis isegi võiks öelda 4 asja, et seal on, et see kiht ei ole nii üks ühele, eks ole, et seal on nagu see andmestik on lai, et mis see eripära, kas seal on mingid läbivad asjad, kas seal on mingid eripärad ka nendes erinevates sihtgruppides, võiks öelda niimoodi või? Siin oli nii mitu küsimust praegu koos, ma mõtlen, et kust ma nüüd alustada? Aga alustame võib-olla siis, ma mõtlen alati turundajad huvitab alati nende nagu teema, et lähme siis sinna lõppkliendile kõigepealt lähedale ja siis lähme selle töötaja juurde ja siis me lähme kolmanda osapoole partnerite ja siis nagu business to business kliendi juurde. Ja lõppkliendi vaatest, et inimene
kellele me siis tahame sisuliselt midagi maha müüa, eks ju, on ju. Tahame talle öelda, et tule osta siis minu toodet või teenust, see on kõige parem. Tema suhtes kindlasti kas varasem kliendileping või siis uudiskirjaga liitumine, uudiskirjaga liitunute nimekirja alusel tema andmete töötlemine hõlmab endas isikuandmete töötlemist. Ja see eeldab siis ka kindlasti sellise dokumendi nagu andmekaitse tingimused või siis inglise keeles väga levinud privacy policy koostamist, et enne kui see inimene annab heakskiidu, et ta selle listiga soovib liituda, et siis seal samas kohas, kus ta seda nuppu saab vajutada, oleks siis välja toodud ka talle see link, et siin sa saad tutvuda ka meie andmetöötlustingimustega, et kui sind huvitab, siis sul on võimalus seda teha. Ja seal on ka siis võimalik välja tuua, katta ära need GDPR-i nõuded, et kui kaua me su andmeid hoiame ja mis eesmärkidel me su andmeid töötleme, et kas me saadame sulle mingeid turundusliku sisuga sõnumeid, võib-olla millal meil on veel huvi sulle mingit infot, teavet edastada ja siis ka muidugi info nendest tingimustest selle kohta, et igal hetkel on siis võimalus loobuda nendest turundusmaterjalide saamisest, kui inimene tunneb, et võib-olla nüüd ta enam neid ei soovi saada, eks ju, et seal on hästi suur posu neid tingimusi, mis tuleb täita, et jällegi võib-olla ma liigselt siia nüanssidesse ei laskuks, et seal on väga kindlad kriteeriumid, mis tuleb siis info andmise mõttes läbipaistvuse huvides edasi anda, aga jah, et just see läbipaistvus, selge kommunikatsioon, et mida me nüüd su andmetega hakkame tegema, et me ei hakka siin sulle spämmi saatma, me ei hakka kuskil mustal turul kliendi andmebaase siin ilma sinu nõusolekuta väljaspoole edastama, et selle sõnumi saatmine siis on hästi oluline ja kindlasti tagab ka siis vastavust andmekaitse nõuetega. Aga ütle mulle seda, et kas seal peab nagu lähtuma sellest, et see, mida sa nagu, mida ta tahab mingit informatsiooni saada, kui ta hakkab sisestama, kas ta tahab mingit pakkumist saada, ta tahab mingisugust, ma ei tea, sisuelementi seal alla laadida, see klient siis. Klient, eks ole, on ta seal kodulehel ja sa siis suunata sinna salamat policy'sse, vaata, mis meil siis selle kohta on kirjutatud, et kas ikkagi see loogika peaks olema selles, et ma ei küsi nagu kõiki õigusi endale selle eest, et ta seda ühte väikest asja tahaks teha, ja siis ainukene viis mitte tal teha on nagu loobuda sellest tegevusest, et sa pead ikkagi lähtuma sellest, et ta tahab nüüd mingit asja, et siis ma ikkagi peaks ka piiratult küsima seda õigust, mida ma nende asjadega tegema hakkan, Jaa, et see granulaarne nõusolek, eks ju, et iga siis sellise tegevuse jaoks siis oma eraldi heakskiit küsida, et kui me tahame inimest rohkem profileerida, küsida selleks siis täiendav heakskiit, et kui meil on erinevad mitmesuunalised turundustegevused, erinevad segmendid, kellele me erineva sisuga turundussõnumeid suuname, siis ka seal see eelistuse valik on ju lähtuvalt, millest siis hakkab see inimene siis erineva sisuga võib-olla erineva turundussuunaga neid sõnumeid saama, et ta saab valida, et näiteks suvaline näide praegu, et kas ta soovib kaubamajast saada infot siis selle kohta, et ta on huvitatud siis võib-olla naiste toodetest, meeste toodetest, lemmikloomadtoodetest või millest iganes, eks ju, et saab oma eelistused märkida, või siis on võimalik edastada mingi üldise sisuga kõigile mõeldud turundus meil näiteks. Aga ma mõtlen seda, et policy, see poliitika, eks ole, mis kodulehel on, see on nagu üldine. Ja nüüd on see sama asi, et me nagu viitame sellele üldisele, sellele me nii teeme, samas nagu see, mida sa välja tõid, ongi, et ta erinevaid tegevusi teeb ja me peame nagu ütlema talle, et näed, et kui sa seda tahad, siis me hulgas kasutame seda selleks otstarbeks, ja need üldised poliitikad on seal, et siis igakordselt on natukene nagu siis, kuidas siis öelda, natuke täpsemalt välja toodud, et nüüd selle transaktsiooniga justkui me tahaksime seda õigust saada. Et sellel ei ole lähenetud nii, sellel on lähenetud tihti peale see, et näed, et meie õigused on sellised siin, ja nüüd kui sa selle siin täidad järgmine kord, ikka ta suunab sinna samasse kohta ju sisuliselt sinna. Selle sama dokumendi juurde. No põhimõtteliselt, jah. Et sisuliselt, et see ülevaade peakski endas hõlmama siis ülevaadet sellest, et kui me töötleme su andmeid sel eesmärgil,
siis me teeme su andmetega seda, kui teisel eesmärgil ja siis seda, et noh, iseenesest liiga keeruline ülesanne see iseenesest ei ole, aga kogu seda ülesannet peakski võtma niimoodi, et kui sa ise seda peaksid sattuma lugema või siis näiteks oma eakamale sugulasele selgitama, et mis andmetega siis toimub, on ju, et see oleks kuidagi ühtselt mõistetav, et sellist juriidilist kantseliiti nagu tasub kindlasti vältida, et hea tava on olla nii inimkeskne kui vähegi võimalik, et anda lihtsalt ülevaat, et näed, et kui sa logid sisse meie iseteenindussüsteemi, siis seal sul on võimalik teha neid ja neid toimingud ja siis meie siin omakorda töötleme neid andmeid nendele eesmärkidele, eks ju, et avada oma ostu ajaloo, et sealt on kõik näha, et sellepärast me sinu oste siin salvestamegi ja logime süsteemi maha, eks ju, et ise võib-olla täita mingit raamatupidamislikku nõuet, aga teisalt ka pakkuda sulle paremat siis kasutaja kogemust, et sul oleks võimalik hiljem tulla ka ise kontrollima, et mis oste sa oled sooritanud, eks ju. No nüüd sa räägidki sellisest ideaalsest maailmast, mis peaks sellele peegelduma vastu selle reaalse määruse, eks ole, mõttega, on ju. Reaalelu on, eks ole, see eriti, kui me räägime väiksemast ettevõtetest, nad jõuavad sellele privaatsuspoliitikani siis, kui on mingisugune kolmas osapool, näiteks Google või Meta, ta tahab hakata reklaame tegema, kuule, sul ei ole, eks ole, on ju. Ja siis ta vaatab, et oot, et ma pean kuskilt saama, et kus on mingi tekst. Ja, see tahab copy-paste'id, eks ju, mingi suvalise dokumendi ja aga mina olen ka näinud, et see on hästi halb, et ärge palun tehke niimoodi, et tegelikult sellest saab päris hästi kohe aru, et teiste neid policeid ei ole mõtet copy-paste'ida, et teinekord tõesti nagu satub niimoodi väga kummaliste asjade otsa, et iseenesest ma ütlen, et hästi tervitatav, et on teadvustatud seda vajadust, eks ju, et see sinna lisada oma veebilehele. Aga teistpidi, et tõesti sealt teie enda nagu police'ist peaks olema võimalik välja lugeda ka siis ülevaadet teie enda tegevuse kohta. Ja muu hulgas ka see väike infokild, et julgelt üle 90% inimestest tõenäoliselt seda privacy policy't ei loe, vaid võtab lihtsalt okei, aga juriidiliselt see omab ikkagi väga suurt nagu sekest nagu õigusjõudu, see tähendab ka GDPR-i artiklite 13-14 täitmist, selle dokumendi siis, või selle ülevaate, selge ülevaate siis koostamine, et mis te teete nende andmetega. Ja seetõttu mina kindlasti soovitaks seda ülesannet ikkagi väga tõsiselt võtta, et nagu see näide ka oli, et Google võib teie poole pöörduda ja öelda, et võib-olla ei saa enam meie teenust kasutades keskkonda sisse logida, kui te ei ole nagu kirjeldanud oma seal police'is täpsemalt, et mis te siis seal edasi teete, eks ju. No ma tahan sealt veel täpsemalt küsida, et ma olen mõelnud, et isegi kui võetakse see kuskilt, kas see ei käi üldse autorikaitse objekti alla või? Intellektuaalse omandi alla põhimõtteliselt küll, jah. Et sealt võib tõusetada põhimõtteliselt potentsiaalselt veel kahte nagu kohta või? Jah, et see on nagu tõesti selline, et astud kohe nagu ühe jala ühte pange ja teise, mis sulle nagu ette on jäänud, et kindlasti ja minu soovitus on ärge palun copy-paste'iga teiste privacy policy'd, et see näeb tõesti üli halb välja, aga mis on tõesti nagu mida võib-olla täitsa nagu tasub kasutada on see, kui on olemas ka erinevad sellised privacy policy generatorid või sellised nagu abilised, mis sul aitavad seda dokumendi kokku panna, et kui sa sinna enda spetsiifilise info sisestad, et see annab sulle ette need väljad, mis sa pead nagu oma valdkonna spetsiifikas siis ära täitma, et mis teenuseid sa pakud konkreetsemalt, millistele andmesubjektidele ehk siis mida klientidele sa pakud seda, kaua sa neid andmeid säilitad, et see juba nõuab seda, et sa oma tegevuse hästi läbi analüüsiksid, et mõtleksidki, et kas mul on ikkagi need säilitustähtajad seadistatud süsteemides, et kas ma tegelen üldse andmete kustutamisega või on mul kasutusel äkki infosüsteemid, mis üldse ei kustutagi andmeid, võib-olla mul on aastast 95 kuskil mingisugune posu pabereid, mida mul ei peaks olema, et selles suhtes hästi tänuväärt harjutus, kuigi tõesti
võib-olla mitte igahääle just kõige rohkem meeltmööda. No ühesõnaga, sa tegelikult räägid sellest, et see ei ole paber, vaid see on tegelikult protsess ja see on nagu ISO-de puhul, et kui sa ISO standardit lähed nagu taotlema, et siis ei ole see, et oota, anda mulle need dokumendi põhjad, ma täidan ära, vaid tegelikult peaks mõtlema oma tegevuse läbi, eks ju, kuidas sa selle tagad, et see olukord on ja pigem on see sama selle andmekaitsega, eks ole. Jaa, et kuna ma ka ise oman siin ISO 27001 juhtiva audiitori pabereid, siis ma väga julgen küll võrrelda neid kahte, et kindlasti, kelle organisatsioon siin soovib seda sertifikaati taodelda, siis GDPR-i teemadega nii-öelda jutumärgides kodu korda tegemine kindlasti aitab saavutada ka seda ISO 27001 vastavust ja sertifikaati tulevikus. Ennem kui ma sinna korra sellesse back-endi lähen, et kui meil see poliitika on seal olemas, esiteks, kas poliitika peab olema vastavates keeltes, nagu on ka website saadaval või? Sellist nii spetsiifiliselt sellises sõnastuses nõuet GDPR-is ei eksisteeri, aga ma ütleks küll, et nendes keeltes, milles sinu kliendid räägivad, et nendes keeltes eri versioonides võiks küll see olemas olla, et näiteks ka Eestis, eks ju, et meie riigi ametlik keel ei ole vene keel, aga samal ajal on väga palju neid organisatsioone, kes ikkagi kliendile selle teema arusaadavaks tegemise mõttes tõlgivadki oma siis neid andmekaitse tingimusi või privaatsuspoliitikad või privacy policy'd ka inglise ja vene keelde. Veel karmim küsimus selles osas, et kas mina juriidikast nii palju ei tea, aga nii palju kui ma olen kokku puutunud, et vahest näiteks kui on tõlked teistesse keeltesse, siis nagu viidatakse tagasi, et kui tekib nagu sõnastuses vastuolu, eks ole, siis ikkagi see peamine dokument lähtub sellest keelest, kas seal on nagu sama printsiip või? See on, mina ütleksin, et väga hea tähelepaneliku juristi koostatud dokument, mis nagu eos sellise küsitavuse ära lahendab, et jah, tõesti, et neid küsimusi võib tõusetuda ja siis on hea teada, et millest siis nagu grammatilise tõlgenduse puhul lähtutakse. Et see on kindlasti üks parematest praktikatest. Nii, poliitika on seal olemas, üks samm on veel eespool, tihti peale me puutume nüüd kokku eriti veel nüüd viimase aastaga, eks ole, kuna sama Google nõuab reklaamijatelt seda olemasolu, on see küpsiste bänner. Et tegelikult see on üks osa sellest, eks ole, et sealt me nüüd midagi tuvastame, eks ole, et küpsistega me tuvastame siis seda, et näed, et see konkreetne, kas ta on siis inimene, masin, mis seal taga on, eks ole, on teinud selliseid asju, ja me küsime nõusolekut, et näete, et kui te teete selliseid asju, siis kas te lubate, et ma vahendan informatsiooni nendele kolmandatele osapooltele, eks ole, on ju? Jaa, et see läheb siis nende vajalike küpsiste alla ja valikuliste küpsiste temaatika alla, eks ju. Et siin on nagu selge lähenemine, et veebilehe toimimiseks vajalikud küpsised, need võivad olla siis vaikimisi, eks ju, seadistatud. Aga kui nüüd, mis ma lähen tegema mingit väga igapäevast esmatarbelist tegevust, et ma ei tea, lähen mingit, mis ma siis ostan sealt veebist. Tellin Selverist mingit asja näiteks. Tellin Selverist mingisuguse toidukorvi, on ju. Et ja kui siis see pood tahab näiteks minu andmeid kuidagi siis trackida mingite Amazoni või mis iganes pikslite või trackeritega, et siis selleks ta peab saama ikkagi nagu minult selle aktiivse nõusoleku, mis on antud ühemõtteliselt ja vabatahtlikult ja mitte läbi siis tegevusetuse, mille all ma pean siis silmas seda, et see linnuke peab olema siis selle inimese enda tehtud, eks ju, et läbi aktiivse nõusoleku. Et seda nagu niisama teha ei tohi ja siin siis tõepoolest jällegi hea mõttekoht teenusosutajatele, et hinnata üle, et kas siis teie veebileht on nagu vastavalt siis üles ehitatud, seadistatud, sest jätkuvalt neid huvitavaid praktikaid on mulle endalegi näha, et just lõpetasin siin paar nädalat tagasi ka tudengitega järjekordse kursuse ja siis see on nii huvitav kuidagi jälgida alati, et viimaseks kohtumiseks nad alati tulevad nende ideedega, et teate, ma jälle nägin, et see on valesti, et see on valesti, et neid väärpraktikaid
kahjuks endiselt on päris palju. Ütle mulle nagu ettevõtlusvabadus versus see, et ühesõnaga, et kas ma pean inimesele selle teenuse osutamise tegema võimalikuks ka ilma selleta, et ma nõuan neid näiteks reklaami cookidest nagu aktsepteerimist, või ma võin teha otsuse, et kui sa neid ei aktsepteeri, siis ma tegelikult ei saa ka sulle müüa. Kas siin on mingi vabadus olemas või ettevõtjal? No selles suhtes jah, valikuvabadus, et mis, see läheb natuke tarbijakaitse valdkonda, eks ju, et kus ma võib-olla jään natuke hätta kompetentsi vaatest, aga selliseid tarbijat võib-olla eksitavaid mudeleid, et justkui nagu pakun sulle teenust või toodet, samal ajal tahaksid hästi palju andmeid saada ja siis tahaks sulle järgmised 10 aastat saada turundussõnumeid, et kui sa ei ole nõus, et siis ma ei tea midagi, et siin võib-olla on mõttekoht ikkagi, et kas selliselt oma seda äriliini üles ehitada, et kas see läheb siis ka nende paremate praktikate ja regulatiivsete nõuetega kokku, et seda peabki siis eraldi igakordselt analüüsima. No sa juba ennem viitasid sellele, eks ole, et on see nagu taust ka, et kuhugi need talletuvad, ja nüüd on, miks see asi on nagu viimane, ütleme siis 2004 või 2024, eks ole, vaata Google tegi sellise muudatuse oma reklaamijate seas, et kui varem oli nii, et sellest piisab, kui sul oli endal mingi cookie banner, eks ole, ja mingisugune cookie policy, sa näitasid need ära, et kõik on väga hästi, aga signaalid ei jooksnud edasi-tagasi, et kas see reaalselt ka midagi toimus, ehk kui ma vajutasin sinna või sinna, kas see midagi salvestus ja väga paljudel juhtudel mitte midagi ei juhtunud tegelikult, jah, et lihtsalt nagu sa said selle ära panna ja see ei talletunud mitte kuskile, jah? Jaa, et eks neid huvitavaid praktikaid eksisteerib, et olen kuulnud veebilehtedest, kus tegelikult sinu see andmetöötlus ei sõltu sellest, et kas sa vajutad siis jah või ei, et tegelikult by default, et kohe algusest peale hakatakse neid andmeid sinu kohta, mille kohta siis näiliselt küsitakse nõusolekut töötlema, eks ju, et neid praktikaid ei saa lõpuni pidada vastavuses olevaks siis kehtivate regulatsioonidega, et see on nüüd see koht, et kas need veakohad leitakse üles, kas järelevalveasutus leiab need üles või kas keegi kaebab kellegi peale, et tihtipeale senikaua, kuni seda juhtu ei tulegi sellest midagi, eks ju. Aga ma mõtlengi, et see praegu, ma arvan, lahendubki sellega ära, et vaata Google'it kasutab reklaamide otstarbel ju valdav osad SMB-st, eks ole, see väikemast ettevõtetest ja seal on nad teinud niimoodi, eks ole, et selle analüütikuga koos on, et ta peab saama signaali. Ja reeglina ka seda ise on nagu raske ehitada, mis tähendab, et on kolmanda osapoole pakkujad turul, need cookie botid ja eks ole, kes user-centricu omad, mis iganes on. Ja nemad on siis loonud need süsteemid niimoodi, et Google saab reaalselt selle signaali, et ei vallandu mitte midagi kodulehel, ennem kui on reaalselt see olukord tekkinud nii, et praegu on loodud küll minu meelest täiesti taskukohaselt, et seal paljude puhul on siis tasuta, kui sul on väiksed asjad, ja kui on suuremad asjad, siis see ei ole nagu sadades ja sadades eurodes kuus, et see on tegelikult täiesti nagu taskukohane see on ja minu meelest tänu sellele on nüüd see olukord nagu läinud paremaks. No jumal tänatud, et tõesti, et GDPR-i pole ühtegi sükst rahasummat sisse kirjutatud, et alates millest siis nagu andmekaitsenõuded kehtivad või mitte, et see on ainult tervitatav, et turul on tulnud ka selliseid teenusepakkujaid, kes tõepoolest aitavad siis ka lihtsustada organisatsioonidel, turundajatel samamoodi nende nõuete täitmist, sest et selles rägastikus orienteeruda tõesti on väljakutse tihtipeale ilma spetsialisti või nõustaja abita ei näritagi ennast sellest teemast läbi, eks ju. No ja seal on see küsimus, et see tegelikult lahendab ainult osa kodutööst. Selles mõttes see lahendab selle osa, et ta trackib sind seal kodulehel, mis sa teed. Aga nagu sa ütlesid, et kui ta nüüd vormi täidab, eks ole, see on juba järgmine tasand, et siis sa ka kogud seda ja ka need andmestikud peavad sul kuskil olema olemas, et nagu sa tõid ju välja, et inimesel peab alati olema võimalik teha päring, mis informatsioon sul minu kohta on, eks ole, ja ma tahan, et sa selle kustutad, et siis reaalselt on ka midagi teha, eks ole, sellega, jah? Ja et see kustutusõigus on ka selline, mitte alati absoluutne õigus, mitte 100% alati rakendav õigus, et kui on näiteks, ma ei tea, kas turundajatega tekib seda olukorda, aga näiteks mingi õigusvaidlus peaks seda tekkima, et siis andmesubjekt ei saa, eks ju, või inimene ei saa öelda, et nüüd pead kõik ära kustutama, et polegi mingit nõuet võimalik esitada. Et siin peab ka alati nagu hindama seda spetsiifilist olukorda. Ja andmesubjekt või inimene või klient,
kellele turundust edastatakse, tal on ka väga mitmeid erinevaid teisi õigusi, et muuhulgas siis ka näiteks koopia küsimise õigus, eks ju, mis siis nõuab sellist ülevaate omamist, et mis andmeid ma siis täpselt selle inimese kohta oman, et millal ma talle selle meili saatsin või mis teenuseid ta täpselt mult ostnud on, et see ülevaade kindlasti peaks siis ka olemas olema. Aga sa viitasid sellele, et kõiki andmeid ei saa sellepärast on ju juba ainuüksi nõuda kustutamist, et raamatupidamisseaduse järgi mul peab olema nagu mingid dokumendid, ma kellelegi midagi müüsin ja seal peab olema ju konkreetsed nimed ka peal, eks ole, ja sa ei saa öelda, et unusta ära, et ma midagi ostsin. Täpselt, et seal see üks ühele ei kohalda, et see õigus kustutamisele ei ole absoluutne selles suhtes, et seal on erandid, mis välistavad selle õiguse kohaldamise siis teatavatel juhtudel. Ütle ühte asja ma veel nagu olen paljude kodulehtede puhul vaadanud, on inglise keeles terms and conditions, et tal on nagu veel eraldiseisev dokument, mis siis on niisugused nagu tingimused selle kodulehe külastamise osas või nüüd, kuidas, mis otstarbel sellel on, kas see on vajalik ja kuidas see suhestub sellisele nagu isikuandmete poliitikale, on ju? Jaa, et üks asi on, eks ju, need teenuse kasutamise tingimused, et olenevalt sellest, et mis teenust ma siis tarbin. Ja sinna juurde siis see privacy policy, üldjuhul ongi terms and conditions, eks ju, ja siis teine on see privacy policy. Et teenuse tingimused reguleerivad siis ära selle teenuse osutaja ja kliendi vahelise suhte, et mis tingimustel siis üks osapool on kohustatud tegutsema, näiteks reguleerib ära, et ma ei osuta sulle teenust, kui sa mu teenuse eest ei maksa, et siis ma ei ole kohustatud seda tegema, või mingid leppetrahvi küsimused või mis iganes, et millal ma siis võin lõpetada sulle teenuse osutamise. Ja isikuandmete töötlemine on siis reguleeritud privacy policies või andmekaitse tingimustes, mis siis peab välja tooma need isikuandmete töötlemise eesmärgid ja muu seonduva, mille siis GDPR ette näeb. Et need terms and conditions, need on pigem sellised võlaõiguslikud teemad või siis ka intellektuaalse omandiga või siis tarbijakaitsega seonduvad teemad, mida siis selles dokumendis reguleeritakse. Nii, me oleme nüüd laialdaselt seda kodulehte nagu puudutanud ja need pädevad ka uudiskirjadele ja nii edasi, aga et proovime minna sealt nagu digitaalsest keskkonnast välja, et keegi helistab kellegile. See sama asi, et tere, mis hetkel ma võin üldse helistada, et ma ei tea, tean ainult numbrid, ma ei tea, kes seal taga on, helistan on ju ja ta üldse ei ütle, kes ta seal on versus ta ütleb, kes ta seal on ja kuidas ma siis saan selle loa. Ja kuidas ma seda dokumenteerin, et ma olen selle loa saanud, kas ma võin kohe panna, oodake, ma salvestan, mida ma ka ei tohi teha. See on ju oma nagu jälitustegevustega seotud. Jaa, et ikkagi paremad praktikad on need, kus enne kui ma siis üldse midagi ütlen kliendina, eks ju, seal telefoni kõne vestluse käigus, et ma saan selle teavituse, et minu kõne salvestatakse. Et minul just oligi paar kuud tagasi juhtus see hästi huvitav kogemus, kus mulle ka helistati ja ma olin juba mingid asjad täiesti ära öelnud ja siis mulle mainiti, et muu hulgas seda kõne salvestatakse ja siis ma olin, et oot, on küll tore pakkumine, aga äkki te saadate siis selle mulle meilile, et tegelikult ma ei taha, et teil jääks andmebaasi minust see salvestus. Ma saan aru, et 99% inimestest ei ole sellised nagu mina, ma olengi oma eriala entusiast, nagu sa siin alguses väga ilusti ütlesid, et aga tõesti, et kui me hakkame andmeid töötlema, aga inimese hääl on ainuomane temale, et selle pinnalt on võimalik teda tuvastada. Lugege just äsja avaldatud AKI aastaraamatust, veebist on kenasti kättesaadav kõigile siis telefonikõnede salvestamise kohta, mis tingimused seal siis peavad olema täidetud, et just see eelteavitus, et nüüd seda kõne salvestatakse ja tõesti inimese enda nõusolek, et ta siis soovib sellega kaasa minna. Pluss see, et kui inimene ütleb, et tänan, et te mulle helistasite, aga võib-olla ma rohkem ei soovi neid kõnesid teilt saada, siis selle kohta peab ju ka jääma andmetöötlejale mingi märge maha, eks ju, et ta sellele numbrile siis rohkem ei helista, eks ju. Et kuidas ta nüüd täpsemalt korraldada, see ongi sisemiste protsesside paikapanemise küsimus, on ju. Aga sa rääkisid eeldusel, eks ole, et sisuliselt
tal on üldse õigus sinuga rääkida või sa ise helistad ja siis on see salvestuse küsimus, aga ma mõtlen samad printsiibi, mis öeldakse ju, et sa ei või saata isikule e-maili ilma tema nõusolekuta, on ju. Ja siis on diskussioon, et aga, et kas need üldmeilile ma võin saata näiteks, on ju, jah. Ja umbes sama asi, et nagu ma teen sellist nagu telefonimüüki, ma võtan mingi suvalise numbri ja helistan ja tere, siin on Õhtulehe see, on ju, et mis tingimustel ma üldse võin ja mis tingimustel ma ei või üldse helistada? Jaa, et see on nüüd hästi hea küsimus, et üks asi on see, kui on juba olemas aktiivne kliendi suhe, eks ju, ja inimene võib-olla juba ostabki mingit teenust, inimene on ostnud sult autosalongist auto, sul on leping sõlmitud auto ostmiseks. Siis tuleb talvehooaeg või tuleb kevad, on vaja rehve vahetada, siis võib-olla see autosalong pakub ka mingit rehvivahetusteenust, siis sellisel juhul on olemas selline huvitav õiguslik alus nagu õigustatud huvi, mille alusel on ka teatavatel tingimustel siis võimalik isikuandmeid töödelda. Peab siis hindama ära jällegi, dokumenteerima, et mis võidaks üle siis inimese enda õigustest. Et sellisel juhul, kui me näiteks soovime selle kevadel auto ostnud inimesele helistada ja öelda, et kuulge, et meil on siin hästi hea pakkumine teile, et just ostsite meilt auto, et me teeme teile soodushinnaga rehvivahetuse, et siis iseenesest ei saa ka ju välistada, et see tegevus võiks tuginedes õigustatud huvile. Ja siis selleks ei pea siis eraldi nõusolekut võtma, eks ju. Aga see on eeldus, et sul on olnud mingi kliendi suhedega varem? No see aitab tõendada seda huvi õigustatust, ütleksin. Aga kui mul ei ole, siis ma just kui nagu ei tohiks või, sest tekib küsimus, et kus sa tead seda, et ma üldse selle auto olen ostnud või? No just täpselt, et kui kõrvalkrundil tegutsev autosalong kelgib ka, et oota, kes sealt siis mis värvi autodega välja sõidab, siis tahab oma pakkumisi teha, et see võib-olla läheb liiga invasiivseks varjatud jälgimiseks, eks ole, et siin tuleb ka see mõistlik tasakaal leida. Aga kui ma nagu lähtun sellest, et ma lihtsalt helistan kõikidele ja kellegi ikka omab mingit autot, et ma ei tea, kes seal taga on, kas see oleks nagu lubatud või mitte või? No seda lõplikku seisukohta ilmselt võiks koostada Andmekaitse Inspektsiooniga sellise tegevuse puhul, ma näen siin teatavaid riske. Jällegi, kui on mingi väga selline uuenduslik huvitav äriidee, mille praktikas kasutamist soovitakse enne testida, siis Andmekaitse Inspektsioon ei ole ainult trahviasutus. Andmekaitse Inspektsiooni poole võib pöörduda ka erinevate küsimustega, mis puudutavadki erinevaid siis ärisuundasid ja nende arendamist, et kui tekivad kahtlused, et kas ikkagi nii tohib, siis kohus on üks instants, aga pigem sooviks sinna mitte jõuda, eks ju, et siis järelevalveasutus on ka see osapool, kes saab siis nõustada ka nendes küsimustes. Ma lihtsalt, seal on mitu aspekti, ma olen nagu kuulnud, et seda, et vaata, et kui ma võtan vastu ja ma ise ei ütle, kes ma olen ja keegi helistab, on ju, et nii kaua, kuni ma ei ole öelnud, kes ma olen, siis isikuandmete vahetust ei toimu, eks ole. Aga kui ma võtan vastu ja ütlen, tere, ma olen Alar Pink, on ju, siis on tegelikult ta just probleemi ees, et ta nüüd juba teab, et ta ei ole veel saanud luba minu käest üldse midagi rääkida, eks ole. Siis ta peaks küsima, et kuulge, et ma helistan selle tõttu, on ju, et ma tahaks seda, aga juba siis ta tegelikult rikub seda, sest ta võtab mu aega, mille vastu tal luba ei olnud. Versus ma võtan vastu, ma ei ütle üldse mitte midagi, tal ei ole luba võimalik küsida, sest ta ei tea, kes seal teisel pool on. Kas seal on mingi erisus või ei ole? No seal tulebki nagu mõelda, et mis on selle tegevuse õiguslik alus, eks ju, lõppkokkuvõttes. Miks ma helistan? No mul ilmselgelt ei ole mingit nõusolekut sellest inimeselt, eks ju. Mul ei ole ka mingit lepingut, seadus ei kohusta mind seda tegema. Et mis siin nagu alles jääb, võib potentsiaalselt olla õigustatud huvi, aga teisalt jällegi, siis ma pean nagu väga hästi suutma nagu ära näidata, et mul see õigustatud huvi on olemas. Et kui ma lihtsalt suvaliselt spämmi saadan või inimestele iga päev helistan, et kuulge, mul on nii pakkumine, ostke, aga inimene on võib-olla korduvalt väljendanud, et ta ei soovi seda, et siis ma ei näe, et see huvi võiks olla õigustatud. See on hästi suur probleem Ameerikas ja ma tean, et nemad seda do not call listidega õudselt mässavad, sest see on nagu neil on nagu kümnendeid on olnud see üks hea turunduskanal ja kõigil on vist nagu visanud üle, et nad ei saa enam võtta oma kõnesid vastu, sest ainult tahetakse müüa midagi. Just ja Ameerikas Euroopa Liidus on ka pigem sellised nagu erinevad lähenemised ka andmekaitsele, eks ju, et
üldisel skaalal seda võibki kirjeldada nii, et Euroopas on see aktiivne opt-in, et inimene peab ise enne siis näitama üles mingit huvi või siis heakskiidu andmetöötlusele, või USA-s, ma hästi meelevaldselt tõlgendan seda muidugi, on see pigem nagu lähenemine, et hetkeni, kui sa ei taha või ütleb mulle, et ei soovi enam, siis me enam ei töötle, eks ju, aga by default justkui nagu võiks töödelda ja teha, eks ju. Et see on ka osariigiti erinev, et siin ei saa nagu nii üheselt neid järeldusi teha kindlasti. Aga ma olen näinud selliseid e-maile, mis tulevad sisse ja öeldakse, et ma saadan heas usus. Et sul on see vajalik. Kas see leevendab seda rikkumist või? No jällegi, et kuna ma ei ole andmekaitse järelevalveasutus ja ma trahve ei määra ja ma järelevalvemenetlusi ei saa alustada, siis ma soovin nagu palju edu siis selle hea usuga, et heas usus ei pruugi alati olla piisav. Seal mina vaatan kõrvalvaatajana on üldse 2 probleemi, et seal on võimalik see unsubscribe ehk nagu väljumine listist teha, aga mul on küsimus, sa ise ütlesid, sa oled veel teinud infoturbe ISO läbi, et kas ma üldse esiteks, miks ma peaks tegema lisaliigutuse ja teiseks, miks ma üldse peaks ennast panema potentsiaalse mingisuguse malware'i või nagu viiruse alla, eks ole, et ma sinna vajutan üldse, on ju. Jaa, kindlasti, et kahtlastel linkidel kindlasti ärge klikkige, et tõesti, kui midagi on liiga hea, kui pakkumine tuleb liiga hea, siis tõesti nagu tasuta lõunad ei ole olemas, et tasub pigem nagu kriitiliselt suhtuda, et ka sellised turundus e-mailid tihtipeal on ju sellised, et näete, kui hea pakkumine mul teile on, et tulge võtke, et. Aga korra lähme selle juurde, et kas isik, kes on töö e-mailiga, näiteks sinu töö e-mail, kas TalTechi või Eesti Energia oma versus näiteks eraoma, kui sul näiteks on. Kas seal on mingit erisust, et ma ühe puhul nagu justkui võiks õigustatud huvi olla ja teise puhul mul nagu ei tohiks olla õigustatud huvi sinuga ühendust võtta? Jaa, isikuandmete kaitsenõuded kohalduvad isikuandmete töötlusele. Et need ongi küsimus, et aga e-mail läheb sinna alla ja nimi. Küsimus sulle, et kui mul on näiteks mari.maasikas@gmail.com versus info@ettevõtte.ee meil, eks ju, et kumb neist on isikuandmed? Marimaasika on isikuandmed, aga just see info justkui ei ole, eks, et sinna üldmeilile võib saata sellist. Nii, infomeilil küll, aga kui on see sama marimaasikas@estienergia.ee, kas ma sinna võin saata? Ja nüüd ma saan aru sellest, et ma ei saa sinna saata sulle Õhtulehe pakkumist, eks ole. Aga näiteks, kui sa oled andmekaitse spetsialist ja ma teen andmekaitsealast seminari või koolitust, et ma tahaks sulle pakkuda seda teenusena, et tule ka, kas ma sinna võiks saata sulle, sest ma võiks öelda, et see oleks minu õigustatud huvi, et sa ju tahad äkki saada paremaks selles asjas. No täitsa võimalik, et sellest, et ma väljendan siin ka seisukohta, mida on andmekaitse inspektsioon öelnud, et kui me räägime isikuandmetest, siis ka need töötajate meilid, eks ju kujul nimi pluss perenimi, et ettevõtte.ee, et seal me räägime ikkagi ka isikuandmete töötlemisest, et sellisel juhul peaks siis see partner ka ära siis tooma need alused, millele tuginedes ta isikuandmeid töötab, samamoodi see privacy policy teema, eks ju. Ja nii nõusoleku puhul peab olema siis inimesel võimalus see nõusolek tagasi võtta ja ka õigustatud huvi alusel peab siis olema inimesel võimalik esitada vastuväide, et kui ta näiteks vaatab küll, et väga hea koolitus, aga võib-olla ma just käisin siis, ma ei tea, konkurendi juures sellel koolitusel ja ma näen, et see teine osapool tahab mulle veel neid kirju saata, siis mul peab jääma see võimalus, et ma ikkagi ütlen viisakalt, et ei aitäh, eks ju. Aga siis me teame, et me ei anna siin mingit juriidilist nagu nõu ja need ei ole lõplikud seisukohad, aga ma mõtlen seda, et selle üle on nagu turundajad hästi palju nagu, et kas ma siis võin saata ikkagi ettevõttele selle valdkonnaga seotud asja või mitte. Et siis see ikkagi baseerub selles, et kui sa suudad ära tõestada, et see on nagu ikkagi adekvaatselt vajalik talle või et see nagu põhjendatus seal on, et siis võib olla mingitel tingimustel, aga mitte nii, et ma hakkan talle suhteliselt nagu laia spektrit asju kogu aeg pakkuma ja nii edasi. Ja eks see olegi siuke väga õhkõrn piir, eks õigustatud huvi hindamised on ju ka siis
kui mul ei ole nõusolekut, mis mul siis üle jääb, on ju, et mis see õigustatud huvi siis on ja kas see huvi on ikkagi õigustatud, eks ju. Et ega ma ei sõida siin nagu inimese enda huvidest üle ja hakka teda spämmima, eks ju. Aga mõnikord lähtutakse sellest, eks ole, et kui kodulehel, ettevõtte kodulehel on toodud välja selle isiku all telefon ja email, siis see justkui on kutse kommunikatsiooniks ja paljude puhul ei ole seda. Et siis võiks nagu lähtuda, et kuulge, et nad ei oota teilt mingit kommunikatsiooni ilma, et nad on ise andnud selle enne. Kas see võiks olla nagu loogiline põhjus? Mitte jällegi, et ma hakkan Õhtulehe nagu või mingit muud tellimustele pakkuma, aga jällegi, et ma näen, et seal on mingi turundustöötaja, ma saadan, mul on siuke agentuur, ja tal on avalik see, et ma võiks nagu justkui, et kui sa ei taha, siis ära näita oma kontaktandmeid. Just mõtleks, et nagu professionaalses tööalases suhtluses, kui on tõesti, sa müüd teenust, eks ju, et sa teed selle teenuse müügipakkumise justkui. Et ettevõtet justkui siis ettevõttele, et sul on vaja võtta selle inimesega kontakti, siis miks mitte, eks ju. Et aga kui sa tahad spämmi hakata tavalist inimest tänavalt, eks ju, et tule osta siin hea hinnaga pakk piima on ju jutumärkides on ju, et siis need on 2 erinevat olukorda, eks ju. No räägime kolmandat osapooltest, et ega ettevõte on alati nagu kuskil keskel, et tal on mingid teenuspakkujad, kes aitavad temal seda teenust või toodet kokku panna ja siis omakorda kliendini näiteks viia, on seal kullerfirmad vahel või pangad või nii edasi, on ju. Et ka need nagu jadad tuleb kuidagi, seal ju kogu aeg vahetatakse mingit informatsiooni, on ju. Kuidas need peaks paika panema, kas need ei ole ju sama poliitikaga, nagu sul seal kodulehel on? Tuline õigus, et see ongi nüüd see juriidika, et kus tulevad mängu ka lepingulised suhted ja küsimused, mida siis osapooldajad omavahel siis lepingulistel alustel reguleerivad. Siin andmekaitse vaates me eristame vastutavat ja volitatud töötlejat, me eristame kaasvastutavaid töötlejaid ja me eristame ka siis õiguslikke suhteid, mis eksisteerivad ka siis vastutava töötleja suhtes. Saad sa lühidalt öelda, mis see erisus on? Mitte väga pikalt, aga mis see volitatud ja mis see... Et näiteks kui me ostame kelleltki ettevõttena teenust, näiteks me volitamegi, mõni ettevõte võtab endale mõne väga ägeda turundusettevõtte enda turundust läbi viima, enda kliendi andmebaasi pinnalt, nende võib-olla õiguslike aluste nõusoleku pinnalt, mis tal on. Aga samas see turundusettevõte ikkagi tegutseb siis selle ettevõtte nime alt ja pakub selle ettevõtte nime alt turundust, siis... Kes on saanud esmalt selle nagu volituse justkui sellega üldse, nende inimestega üldse kontakteeruda. Et siis me võime pigem rääkida vastutava ja volitatud töötleja suhtest. Samal ajal, kui näiteks ettevõte ja siis turundusettevõte koos loovad mingi väga ägeda platvormi, kus ühelt poolt ka ühel ettevõttel on turundussoov ja teisel ettevõttel on oma teenuse müügisoov, siis me võime rääkida juba kaasvastutavatest andmetöötajatest. Ja kui me räägime sellest, et on sellised erinevad teenust osutavad ettevõtted, kes siis mingit andmehulka teineteisest nagu sõltumatult töötlevad, aga neil on omavahel ikkagi teatav seos, siis nad on sellised sõltumatud andmetöötlejad, mul pole keeruline selgitada siin natuke, aga tahaks et see läheb nagu natuke juriidikas kätte ära, millesse ma mõtlesin, et ma liigselt ei lasku, et siis seal on ka sellised omakorda, küll ei ole otsest kohustust lepinguliselt reguleerida GDPR-i kohaselt, aga tean ettevõtteid, kes ka selliseid õiguslikke suhteid lepingu teel reguleerivad, et vastutava volitatud töötleja, kaasvastutavad andmetöötajad omavahel suhted peaksid kindlasti olema lepinguga reguleeritud. Nii palju kui sina tead, kas selles me oleme head juba või? Tahaks nüüd tugineda mingisugusele väga heale statistikale ja öelda, et oleme muidugi, eks ju, ei tahaks öelda, et kõik on halvasti, aga ma näen seda, et see teema jõuab üha enam ikkagi inimeste teadvusesse, nähakse ka vajadust neid lepingulisi suhteid omavahel rohkem reguleerida, sest et päris nõme oleks ju jääda vastutavaks teise osapoole siis vajakajäämiste eest ja neid trahve ei ole küll siin suuri määratud, aga potentsiaalselt, kui me räägime ka nimetustest vastutav ja volitatud töötleja,
kui vastutav töötleja ütleb volitatud töötlejale, et tee nüüd midagi, mis ei ole GDPR-iga kooskõlas, teine teebki, ja just teine mitte sa ise ei tee, siis vastutava töötlejana sa jääd ise selle eest ju vastutama, eks ju. Sa ütlesid, eks ole, et oled seda varem ka öelnud, trahvid on, et kas need on suured, et üldse peab selle asjaga tegelema? Potentsiaalselt, mulle tundubki, et Eesti kontekstis me pigem räägime sellistest hüpoteetilistest suurustest, et kuigi tõepoolest, et GDPR-i kohaselt need maksimaalsed laed lähevad, eks ju, 20 miljoni euroni 4% ettevõtte ülemaailmse käibe protsendini, siis tegelikkuses Eestis nagu nii suuri trahve ei ole määratud, et need esimesed suuremad vaidlused, mis nüüd ka kohtutesse on jõudnud, hõlmavad selliseid alla miljoni jäävaid võib-olla paarisaja tuhandelisi trahve, et siin ei ole nagu tulnud seda laastavat maru, mida ennustati. Aga need on juba piisavad. Need on jah, ega ei taha ikkagi ju trahvi saada ja selles suhtes Eesti Andmekaitse Inspektsioon on olnud hästi ka nagu ettevõtte sõbralik siinkohal, et ta ei ole läinud kohe esimeste rikkumiste eest siin trahvidega karistama, et pigem üritatakse järjele aidata ja ollakse ikkagi väga kannatlikud. Tarbijakaitseamet on tegelikult täpselt samasugusel, ma vaatan reklaamiseaduse suhtes, et nad pigem proovivad selgitada kogu aeg. Just täpselt, et ma arvan, et Eesti Andmekaitse Inspektsiooni kohta saab seda sama öelda, et vähemalt ka mu isikliku kogemuse pinnalt, et seal töötavad sellised sõbralikud inimesed. Aga ühesõnaga need kolmandad osapooled omavahel koostöös, et igal juhul on soovitus kirjalikult panna omavahelised suhted paika, kuidas andmed liiguvad ja kes mille eest vastutab ja kindlasti, et ilma selleta tõesti, see on nagu enda kaitsmine suuresti, et see on umbes nagu lähed paadiga merele, võtad päästevesti kaasa, et suure tõenäosusega midagi ei juhtu, aga samas sa oled valmistunud olukorraks, kui midagi ikkagi peaks halvasti minema, et sul on nagu see safety net või siuke päästerõngas olemas, et tülli sa ei lähe siis, kui sul on nagu algusest peale omavahel suhted, reeglid kindlaks määratud, paika pandud, et jamad tekivad siis, kui inimeste osapoolte ootused on erinevad, eks ju. Et kui kõigile on arusaadav, millistel alustel siis andmetöötlus toimub, mis on ühe või teise poole kohustused selles, siis on väiksem võimalus tülli minna. No kui ma olen nüüd rollis tööandja, juht, siis mul on töötajad, seal on ka isikuandmed, et kuidas ma nendega peaks käituma, kus need peaks olema sätestatud, mis ma nendega teen. Mu nimi juba töölepingus on kirjas kõik mu andmestik, kuhu palk läheb ja kus ma elan ja. Jaa, sisemiselt on kindlasti soovitus reguleerida seda mingi kindla sisekorraga, et pannagi paika sinna, nagu me paneme kliendi andmete töötlemise põhimõtetesse või kuskile privacy policy'sse kirja need eesmärgid ja õiguslikud alused ja säilitustähtajad, kuidas me siis neid kliendi andmeid hoiame, siis teine suund peakski siis olema, kui on tegemist organisatsiooniga, mis ei ole ainult mees ja koer, ühe inimese osaühing, vaid ongi sa ütled, koer sinna alla ei lähe, koera nimi ei ole nii tähtis. Jätame need koerad praegu välja. Aga jah, just, et kui on organisatsioon, on tõesti omab ka töötajaskonda ja personali, et siis kindlasti tuleb ka nende ees need läbipaistvuskohustused ja teised nõuded täita, et teha siis ka neile arusaadavalt selgeks, et millised eesmärgid kuuluvad siis kohaldamisele töötajate isikuandmete vaatest, kaua siis neid andmeid hoitakse, et seal kohaldub täiesti teise maailma regulatsioon põhimõtteliselt. Aga kas see läheb ühe osana sisekorra eeskirjade nagu paketti või läheb ta nagu töölepingu lisana, mis nagu, kuidas see nagu parim praktika on, kuidas see lahendatakse? Siin on nüüd, tuleb ka eristada need erinevaid etappe töösuhetes, et ühelt poolt me eks ju ka värbamisel juba hakkame need isikuandmeid töötlema ja kui me värbame, et siis ka sinna personalitöötaja kontakti juurde tuleks kirja panna mingi link siis sellele värbamise recruitment policy'le on ju, et mis nüüd saama hakkab on ju, et mis andmeid me tahame näha.
ja noh, teisalt, kui inimesega on juba aktiivset töösuhet alustatud, siis ja ta pääseb ligi siis ka organisatsiooni siis sisemisele dokumentatsioonile või talle tehakse ettepanek tööle tulla, juba siis võiks talle edastada ka selle korra, kuidas see organisatsioon siis töötleb ka sisemiselt töötajate andmeid siis, eks ju, et kaua hoitakse alles näiteks töö tegemise käigus hoitud andmeid, kuidas kaua mingeid puhkuseandmeid säilitatakse, hoitakse, no ja nii edasi, et seal on kõik need raamatupidamislikud ja tööõiguslikud teemad sees. Ja ma olen kuulnud, nagu praktikas minnakse vastuollu ühes lihtsas asjas, et kui meil on sinunimeline e-posti aadress ja e-post on ju, et siis kui sa ära lähed, siis kuidagi veel toimetatakse sellega edasi, sest klienditelt tuleb informatsiooni sisse ja oi, väga halb, et siin oleks küll kindlasti soovitus need protsessid sellise stsenaariumi korra üle vaadata, sest et tõesti, kui me räägime nimelisest e-mailist, siis pigem see e-postkast, kui töötaja lahkub, võiks kuuluda siis sulgemisele, arhiveerimisele ja noh, kui mingi üldmeil tõesti on see info, et ettevõte.ee, et noh, sinna jätkuvalt seda infot ju kokku koondab ja nii edasi, aga see, et jääb siis lahkunud töötaja postkast avatuks ja keegi selle üle võtab, et hakkab justkui selle teise inimese identiteedi alt midagi korraldama, et noh, siin pigem nagu seda lähenemist ei saa soovitada. No ei, see on kindlasti, ma lihtsalt tõingi selle välja ja ma olen kuulnud, eks ole, et osaliselt siis lahendatakse praktika nii ära, et noh, et kui on mingi tellimuskeskus või on müügiosakond, et siis tehaksegi mingi müük kätt ja sinna võetakse nagu põhiliselt sisse ja sellel vahet, kes seal taga nagu funktsioneerivad sellel hetkel, eks ole. Just. No see osa me oleme ära rääkinud, ühesõnaga sa pead tegelikult arvestama, igalt poolt võivad need isikuandmed tulla, need asjad tuleb kuidagi nagu paika panna. Kuidas alustada? Nüüd ettevõte kõik kuulas ära, et mis ma nüüd tegema pean, eks ole, et kas ma pean kellegi nüüd otsima, palkama kindlasti, et hakkab seda tegema või mis otsast ma üldse mingit asju peaks hakkama lahendama? Jaa, et kui ma tahaks uskuda, et ei ole enam varsti 7 aastat hiljem pärast GDPR-i kohaldama hakkamist organisatsiooni, kes nagu mitte midagi sellest pole kuulnud, eks ju. No sa lähtud suurtest organisatsioonidest, kus asjad on paigas, lähtume sellest, et meil iga päev tekib uusi ettevõtteid ja ettevõttel on ellujäämisega küsimused, et aga et kui ta nüüd nagu ta on kuulnud ja ta teab isegi midagi, ta on seal kodulehel seal teinud, ostnud selle või pannud sinna üles, midagi ta teeb, aga üleüldiselt need asjad korda saab, et mida, kas ta hakkab protsessi läbi mõtlema või et mis su nagu soovitused on siukene nagu sotsiaalmees tehakse 1, 2, 3 soovitust ei vahet ole kui palju. No siin on hästi nagu erinevad lähenemisnurgad ka, et noh, tõepoolest siin nagu tulebki eristada neid suuri ja väikseid, eks ju, et võib-olla suurtes organisatsioonides aitaks võib-olla sükse auditi läbiviimine ja mingite puuduste tuvastamine vastu neid nõudeid. Noh, väiksemate ettevõtete puhul hästi palju on toodud andmekaitse ja sellist raamatupidamislikku võrdlust, et sul raamatupidamist võib ka teha raamatupidaja, eks ju, aga sa võid seda teha ka ise, kui sa oled need teadmised omandanud, eks ju. Et noh, samamoodi sa võid kirjutada selle andmekaitse tingimused siis ise, kui sul on tõesti nagu ongi paar väikest protsessi, sa suudad näiteks andmekaitse inspektsiooni veebilehel olevat avalike materjalide pinnalt ära defineerida, mis on su andmetöötluse eesmärk, on ju, et noh, saadadki seda uudiskirja, osutadki teenust X, noh, tead omad ülevaadet, kaua sa neid andmeid säilitad, millal sa need kustutad, paned sinna kirja ka selle kontaktmeili, eks ju, mida sa siis kohustud kindlasti vähem kui 30 päevase intervalli tagant vaatama, sest et teadupärast andmesubjekt, kui ta kirjutab sulle, siis ta peab saama vähemalt 30 päevaga vastuse, on ju. Et kui need päringud palju ei ole, see kliendibaas ei hõlma siin poolt Eestit, et see on, võiks öelda, et ka täiesti tehtav, eks ju, kui sul on need kompetentsid olemas. Ja muu hulgas siin ka andmekaitse inspektsioon on oma koolitustiimiga kokku pannud ka täiesti tasuta koolitusi, kus saab osaleda. Nende veebilehel on olemas erinevaid tõesti materjale, ka salvestatud koolitusi, et ma kindlasti soovitan
vaadata sinna, et alati ei pea palkama sellist kalli tunnihinnaga spetsialisti neid basic põhilisi asju tegema, vaid et kui neid küsimusi tekib, siis aki.ee veebileht omab hästi palju ka küsimus-vastused tüüpi sellist teavet, et kuidas siis neid nõudeid praktikas rakendada. Et ma arvan, et see on isegi sellisele nutikale inimesele täiesti tehtav. Ehk kui sa nagu oma protsesse tead ja seda sa peaks ikka teadma, kus sul tekib see nagu suhestumine selle isikuga, et siis oleks see nagu suhteliselt lihtsalt tehtav. Aga ma küsin seda, et vaata, nendes samas privaaspoliitikates on muulgas kirjutatud lahti, et kellele sa siis peaksid pöörduma, kuhu sa peaks pöörduma ja kes on vastutav isik. Ehk vaata inglise keeles see sama TPO, Data Protection Officer, on ju, et nagu sa ütled, et tegelikult see ei ole kohustuslik amet, on ju. Ja seal on, keedab päris välja toodud need konkreetsed tingimused, et millal siis organisatsioon peab määrama TPO, et ühe inimese osaühing, kui ta ei töötle väga suures mahus mingit väga sensitiivse sisuga andmeid, ta ei pea seda ilmtingimata määrama. Ja tõesti on siis võimalik, tõesti ka on neid ettevõtteid, kes on siis võib-olla keskmise suurusega kasvanud väiksest keskmiseks, kes võib-olla ostavad ka näiteks mingit teenusosutajat seda teenust sisse, upon request, et kui tuleb mingi teema sisse, et siis küsitakse nõustajalt abi ja samal ajal hoitakse siis ise nagu seda teemat nagu oma teadmistega võib-olla mingi koolituse pinnalt üleval, et kui ei ole mingit keerukamat andmetöötlust, eks ju. Aga mis hetkel on see, vaata nagu ESG puhul oli see, et oli mingi teatud käive või teatud inimeste arvust, et millal sa pead määrama selle vastutava isiku selle andmetöötluse või mis siis ütleme, isikuandmete nagu kaitse peale. Ja, et avalikus sektoris on see kohustus, erasektoris on see siis sellise suuremahulise eriliiki tundliku sisuga andmetöötluse puhul, eelkõige mis on see pangandussektor, finants, väga suure, poolt Eestit, rohkem kui poolt Eestit hõlmava kliendibaasiga ettevõtted, et seal juba saab jaotada seda andmekaitsespetsialisti vajalikkuse kohustuslikkust. Et see jällegi nõuab ka teatavat enese hindamist justkui, et kas ma vastan nendele nõuetele, mis on siis välja toodud. Sa mõtled ettevõtted, kas vastab nõuetele? Et kas on vaja, et teeb päevad. Aga kas see isik ise, et ma vaatan, et sa oled siin tubli, et kuule, saad selle rolli endale peale. Kas seal on vaja nagu tööohutuse puhul seal ma pean läbima mingid esmaabi kursuse, et tõestada, et kui keegi surema hakkab, siis ma saan ta kõige elustada? Ideaalis ju ikkagi ootaks, et meedik, kes sind elustama tuleb omaks vastavat väljaõpet, eks ju, et nii on ka välja toodud need andmekaitsespetsialisti kompetentsid. Et ärgata ühel päeval hommikul üles öelda, et nüüd ma olen andmekaitsespetsialist, omamata võib-olla nagu vastavat teadmist on ka võib-olla liigselt ennatlik, eks ju. Et kindlasti inimene, kes ütleb, et tema on andmekaitsespetsialist, peaks omama siis ka vastavat väljaõpet. Et siin on olemas erinevad rahvusvahelisi standardeid, mis siin on näiteks organisatsioon JAP pakub erinevaid sertifikaate, et siis on olemas ülikoolides erinevad täiendõppekursused, kus siis saab neid algteadmisi omandada. Et valdkond on samas hästi kiiresti arenev, ei piisa ka ainult nendest andmekaitsenormide tundmisest, et hea andmekaitsespetsialist tunneb ka seda valdkonda, milles ta tegutseb, et oma ettevõtet. Aga ütle mulle, sa oled ise tegutsenud kaua selles valdkonnas, et mis isikuomadused sellel isikul võiks olla, kes leiab, et ta on päris hea selles asjas? Eks mingid teatavad sellised omadused on nagu näha, et mis nagu kuluvad ära, et kindlasti selline hea veenmisoskus, läbirääkimisoskused, enda seisukohtade veenev esitusoskus isikuomaduste poolest, ka kannatlik meel, sest et mõnikord läheb kaua aega, et teise valdkonna inimesele just seda enda teemat ja selle olulisust tutvustada. Et kui organisatsioon on suur, siis ka andmekaitsespetsialisti poolt, kes võib-olla pigem vastavuskontrolli funktsiooni täitev, et
siis tuua kas see sõnum, et vastutavaks osapooleks on siis see protsessi läbiviiv osapool, et mitte ainult siis TPO või andmekaitsespetsialist üksi ei vastuta kogu selle andmekaitse eest, eks ju, mis siin organisatsioonis on, et teadupärast nii infoturbe kui ka andmekaitse teemade puhul lasub siis see lõppvastutus ikkagi organisatsiooni juhtkonnal, eks ju, et kes siis sa kirjeldasid natuke nagu mitut sellist rolli bipolaarset häiret. Et hea müüa, noh, et sa suudad maha müüa ja mingis osas ka nagu hea niisugune kontrollija või noh, et kuidas siis asjad ikkagi on ju, asju tehtud, on ju. Kas tal peaks, sul on endal juuraharidus, on ju, kas ta peab sellest maailmast tulema või mitte või? Mina ütleks, et ei pea olema jurist, aga kindlasti peaks olema oskus lugeda regulatsioone, et kuivõrd regulatiivses raamistikus see inimene hakkab tegutsema, neid nõudeid ta hakkab täitma, mis normidest tulenevad, siis oskus lugeda õigusakte peaks kindlasti olemas olema. Et sa kirjeldasid juba natuke, et meil lõpuks on mingid vaidlused jõudnud, et jällegi, et sa ei esinda ju ametit ise on ju siin, on ju, aga et mis see põhiline teema praegu õhus on, et sa oled kindlasti jälginud, on ju, et noh, ma olen ise kõrvalt vaadanud, et Apotheka sai siin hakkama mingisuguse suure andmelekkega, eks ole, et aga et mis need teemad nagu üldse nagu arutelu all praegu on, mis need väärteod seal siis potentsiaalselt üldse nagu on? Jaa, et rääkimatu konkreetselt sellest case'ist on ju. Jaa, et siin on mitmeid teemasid olnud, et on uudishimu päringuid, kui inimesel on ligipääs erinevatele andmebaasidele, et võib-olla teda huvitab, mida tema sõber või sõbranna või inimene kõrvalmajast, kas tema kohta on selles andmebaasis, eks ju, andmeid, et nii põnev on uurida, aga andmekaitse vaatest sellised päringud, sellised uudishimu päringud on lubamatud. Et, kinnistusraamatu teema ka, et kogu aeg käin läbi ja vaatan, kes seal omavad. No kinnistusraamat on iseenesest tsiviilkäibe huvides avalik, eks ju, et siin on ka üks markantne näide, kus üks inimene tegi väga-väga palju päringuid kinnistusraamatusse, aga iseenesest tõesti kinnistusraamat on, eks ju, avaliku sektori andmekogu ja sinna on siis täiesti lubatud päringuid teha, aga mis puudutab tõesti neid uudishimu päringuid, siis need kõige negatiivsemad näited on tervishoiu valdkonnast ja julgeoleku valdkonnast, kus siis inimene, kes asub vastaval positsioonil tööle, omab tõesti võib-olla terviseandmekogusse ligipääsu, siis läheb vaatama ka siis enda või lähedase soovil, mis võib-olla delikaatne terviseseisund kellelgi on või miks kõrvalmajas kiirabi käis, et need on need koledamad näited, eks ju. Aga sa viitad tegelikult asjale, et järelikult siis tööandja on jätnud nagu pardale toomisel selle onboarding oleks onboardingus on jätnud nagu selle andmekaitse poole selgitamata isegi inimesele, et ta võib-olla ei saa siis lõpuni aru, mis ta siis teeb või on see lihtsalt pahatahtlik? No siin jah, et eks neid näiteid ole nagu erinevate tahkude alt, aga tõesti tööandja saab ennast kindlustada läbi selle, et ta tõepoolest koolitab neid töötajaid. Ja kui pärast seda koolitust ka, kus inimesel on räägitud, et kuule, et uudishimu päringuid ei tohi teha, et see on seadusevastane, sul ei ole selleks õiguslikku alust, läheb ja teeb selle uudishimu päringu, siis on see tööandja trumpkaart on see, et ta saab öelda, et näete, meil on selline kohustuslik koolitus ja see inimene ikkagi läks, kas siis nagu, ma ei tea, hooletusest või pahatahtlikkusest ja tegi selle päringu. Et siis juba on see tegu omistatav sellele võib-olla hooletusest või pahatahtlikkust päringu teinud töötajale endale. Eks sa räägid sellest, et nagu sa ütlesid, et ei saa võtta andmekaitse spetsialisti tööle ja ütle, et sinu probleem, vastutad, et tegelikult on nagu, et sellega, et ta on üldse võtnud tööle, on ju protsessid läbi käinud, on ju kirja pannud, lepingud sõlminud, ta näitab üles nagu pühendumust, et see on temale tähtis teema ja ta seda jälgib ja nüüd kui keegi seal tema töötajatest tegelikult astub sellest üle, siis ta lõpuni ikkagi võib-olla, see on leevendav asi, ta ikkagi võib vastutada mingis osas, aga tal võib tekkida omal mingisugune võimalus siis seda konkreetset persooni hageda, ma eeldaks või midagi taolist. No kas just mina kedagi hagema hakkan, aga jah, see vastutus lasub ikkagi organisatsioonil.
ja ka inimestele endile, et ei saa öelda, et tõesti GDPR-i õigusaktide vaatest on see vastutav töötleja, on see organisatsioon, aga selle organisatsiooni heaks ju töötavad inimesed. Ja isegi kui siin nüüd selle inimese tegevuse tõttu organisatsioon peaks kahju kannatama või jääma ka siis järelevalvemenetlusega silma siis järelevalveasutusele, siis on olemas ka sellised võlaõiguslikud mehhanismid, mis siis võimaldavad selle kahju hiljem ka välja siis nõuda sellelt kahju tekitanud osapoolelt. Ja siin ei ole ikkagi välistatud see, et kui inimene on tõesti pahatahtlik, siis see organisatsioon lõpuks ka hageb seda siis kahju teinud osapoolt. Aga ütleme, et kui tegemist ei ole, eks ole, konkreetselt isiku endaga, et organisatsiooni sees, aga ongi see sama kolmas osapool, kellele sa oled volituse alusel andnud selle isikuandmete töötlemise ja nagu sa ise ütlesid, sa oled infoturve ISO läbi teinud, on ju, et tuleb välja, et nendel on mingisugune süsteemid seal kõik lahti ja see andmestik läheb kõik lendu. Et siis kui sina oled teinud kõik endast oleneva, on pandud paika need omavahelised lepingud, mis on sätestatud ka nende kolmanda osapoole nagu organisatsiooniga, siis võiks öelda jälle, et see on nagu võib-olla leevendav situatsioon, on ju, seal on mingisugused suhted ikkagi paika pandud versus, et sa oled lihtsalt saatnud emailiga selle Exceli tabeli. ja ei selge on see, et organisatsioon ikkagi ise vastutab, eks ju, et andmekaitsespetsialist või DPO üksi kindlasti ei vastuta ja mis puudutab neid kolmandaid osapooli, siis seal samamoodi, et tuleb ka need kontaktisikud ära määrata, tingimused, andmekategooriad, mida siis üldse liigutatakse nende osapoolte vahel, eks ju. Et säilitustähtajad, mis saab andmetest siis, kui näiteks leping lõpeb ja lepingut ei pikendata, on ju, et kas siis andmed kustutatakse selle teise osapoole süsteemidest, kas need antakse mingile andmekandjale üle vastutavale töötlejale ja nii edasi, et ka praktikas on sellised küsimused tegelikult põhjustanud tuliseid vaidlusi, see on erinevate organisatsioonide õigusosakondade vahel, et kui need asjad ei ole nagu selgelt reguleeritud, et seetõttu kindlasti tasub juba siis lepingu sõlmimise eelselt need teemad kõik läbi mõelda ja paika panna. Ütle, kui on olukord, kui ma teen kellegiga koostööd, on ju, ja nüüd teine pool selle asemel, et ta pidi saatma mulle mingi ühe isiku, ma ei tea, andmed, et teha mingi transaktsioon ära või mis iganes, on ju, saadab ekslikult kogu oma andmebaasi, eks ole, mulle, on ju. Mis ma tegema peaks siis, on ju, et muidugi ütleme punkt 1 teavitan, on ju, et mida sa nüüd tegid, punkt 2 kustutan ära, eks ole, aga kui minul on omakorda infoturbe muuhulgas sellest mingi oma data retention policy, mis on siis oma nagu andmestiku hoidmise see, et mida sa pidid, siis sa otseselt võib-olla on kohe automaatselt tehtud ju koopiad süsteemidest, pilve kuskile, selleks, et tõestada hilisemalt mingi logida süsteemi, mis on juhtunud, on ju. Ma nagu just kui endalt kustutasin ära, aga ta on ikkagi olema, mis toimub selles situatsioonis? Ja see on tõesti väga siuke eluline näide, et tõesti neid andmeid vahepeal me oleme kõik inimesed ei ole ilmeksimatud, me ei ole robotid ja aeg-ajalt tõesti neid kirju täpitähtedega ja mitte täpitähtedega siis inimestele, kui ongi üks väga väike nüanss, mis eristab neid nimesid läheb ja tulebki olla tähelepanelik, aga kui ikkagi juhtub see eksimus, siis tavapärane etikett on see, et sa võtad ühendust, vabandad, palud ära kustutada, aga jah, kui mängu tulevad need küsimused, et kuskil on mingi backup, kuskil on mingi deletion policy või kustutamispolicy, mis koheselt ära ei kustuta, siis ja ei ole ka võimalus seda koheselt ära kustutada, siis järgmine kaitsemeede on siis need ligipääsuõigused, eks ju, et kes sul sinna back-upile ligi pääseb, eks ju, ja kui see on niisama neid uudishimupäringuid tegemas ei käida, siis justkui võiks väita, et organisatsioon on omalt poolt siiski kõik teinud, kui midagi rohkem ei anna teha, et aga selles mõttes, et teeme selle olukorra keerulisemaks, et praegu oli see, et ma sain selle, on ju, ja ma tegin need ära, need teavituse ja siis ütlesin, et ärge käppige seda, et nüüd ärge avage, kustutage, jah. Aga kui ma olen see teine osapool ja ma olen veel mingisugune suur organisatsioon või avalik organisatsioon ja ma kogemata, võtsin sealt ütleme, et kuidas ma selle andmebaasi üldse alla tõmbasin, oli ka nagu täitsa udu ja tegin selle ära ja saatsin selle mingi informatsiooni. Mis ma nüüd peaks tegema? Tegelikult ma peaks nagu kõike seda, et kuule, palun tee ära, on ju, aga sealt on mingi täitsa selline, kellega ma üldse ei ole suhtluses, on ju, ta üldse ei reageeri.
ja minult on läinud sihuke jama välja, mis ma siis peaks organisatsiooni sees tegema ja mida ma pean organisatsiooni välja tegema? Ja see nüüd on küsimus ka sellest, et suure ohuga rikkumiste korral tuleb siis Andmekaitse Inspektsioonile esitada rikkumisteade, eks ju. Kirjeldada ära kõik need leevendusmeetmed, mis organisatsioon on vastu võtnud, aga tõesti, kui see osapool, kellele ekslikult siis kogu see kliendi andmebaas, kui halb näide läks, käitub pahatahtlikult. Või ei reageeri, või, ei reageeri üldse sellele, et ma kuulge, et midagi juhtus. Mitte reageerimine on ka väga halb, et siis jah, ikkagi tuleb nagu mingi lahendus sellele hästi kurvale olukorrale leida. Olukord on jama. Olukord on jama ja ega see nagu, kui inimene ei reageeri, siis nagu muud teha ei olegi, et mis need õiguslikud meetmed on, et lähed kohtusse või saadad kohtutäituri kaela. Aga kui seal oli, ütleme, et reatöötaja oli müügiosakonnas või kliendi sai sellega hakkama, et tema just avaldust ei lähe tegema, mis sa soovitad sellele isikule, et unustaks ära selle teema üldse või et ta peaks oma juhile minema rääkima või peab minema andmekaitse spetsialistile rääkima? Kindlasti, kindlasti pöörduda andmekaitse spetsialisti poolest, tegemist on rikkumisega, eks ju. Ja ka organisatsioon ju sisemiselt peab need rikkumised registreerima ja peab ka siis dokumenteerima need parendusmeetmed, et millega siis tulevikus nagu vältida selliseid asju. Just, et kas siis tehakse mingi täiendav koolitus või üritatakse ikkagi iga hinna eest selle partneriga ühendust saada, et ei anta alla pärast esimest kuud, kui vastust ei tule, eks ju. Et minnakse ukse taha koputama, et kuulge, et ikkagi siuke väga nadi olukord on, et teeme korda. Ja siis võib-olla võtma kasutusele ka mingid paremad turvameetmed, eks ju, et iga ühel niisama ei ole võimalik seda kliendi andmebaasi täies mahus nagu alla laadida, et on võimalik võib-olla näha mingit piiratud hulka sellest andmebaasist, enne tuleb ka ülemusele põhjendada, miks sa seda näha tahad. No tegelikult see oli lihtsalt utreeritud näide ja ei pruukinud olla kõik nagu andmed kõikide klientide kohta, aga piisab, sul on juba mingi andme. Aga kas sellist lähenemist, mis meil seadusandlus seda sellisel kujul nagu koheselt ei võimalda, aga nagu Ameerikas on you're fired, on ju, et kas see annab midagi juurde, et sa nüüd said jamaga hakkama ja ma lasen sul lahti ja siis ma ütlen, et ma olen parendanud olukorra sellepärast, et seda inimest enam ei ole. No jah, see nüüd oleneb ka sellest personalipoliitikast, mis organisatsioonis on, et kas see tavapärane mehhanism on selline noomitus või vestlus ülemusega ja mis need standardprotseduurid on, aga tõesti on ka neid organisatsioone eelkõige, mis tegelevadki andmekaitse infoturbe teenustega, nimesid ei hakka nimetama, aga kus on küll tõesti nagu poliisi, et kord see valdkond, milles tegutsetakse, seal ei saa lubada endale eksimust, siis seal tõesti mingitele suurematele rikkumistele olen kuulnud, et on sellist organisatsioone välismaal, kus tõesti esimesele üleastumisel järgneb see, et you're fired. Aga ütleme, et et Eestis ikkagi see mõte on selles, et sa pead pigem vaatama oma protsessidele otsa, miks see üldse võimaldati ja mis seal siis nagu puudujääk ja siis parendustegevused teha. Ja suure ohuga rikkumise korral ka hakid teavitama. No seda küll, jah. Lõpetuseks ma tahan puudutada tehisintellekti nii palju, kuivõrd me üldse teame sellest situatsioonist, et ega siin ju igapäevaselt asi muutub ja et seal toimub midagi, mingi andmestik tekib kuskilt pealt, kuivõrd see on üldse seotud selle teemaga ja kuivõrd peame üldse mõtlema selle teema valguses. Me võime autoriõiguste teemadel seal nagu mõelda, eks ole, seal on omad piiritlused ja ma olen nagu ameeriklastega poole pealt vaadatuna, nendel on küll väga ettevaatlik seisukoht, et see tihtipeale need mudelid on koolitunud teatud loomingu baasilt, millel ei ole korralikult see läbi vaieldud, aga see on autoriõiguste teema. Aga kas ta on midagi seotud ka isikuandmestega? See on vägagi seotud isikuandmetega ja kaks hästi suurt teemade valdkonda, mis nüüd ka AI tehisintellektiga seonduvad, on kindlasti ühelt poolt ongi see intellektuaalse omandi küsimus, teisalt ka privacy, data protection, andmekaitse, privaatsus. Et kui me tuleme tagasi nende põhitõdede juurde, mille seab meile GDPR, ütleb, et igasuguseks isikuandmete töötlemiseks peab sul olema õiguslik alus. Et on see siis nõusolek, on see siis leping, on see siis seadusest tulenev kohustus,
või noh, siis õigustatud huvi, et kui me räägime siin nagu pigem erasektori vaatest, eks ju. Et ja siis on ühtlasi see lähenemine ja klausel, et minimaalsuse põhimõttest tulenevalt, eesmärgi kohasuse põhimõttest tulenevalt, kui sa saad oma eesmärgi saavutada ilma isikuandmeid töötlemata, siis sa peaksid eelistama seda lähenemist, eks ju. Et kui sul ilmtingimata ei ole vaja sinna AI-sse sööta sisse isikuandmeid, vaid sa saad oma eesmärgi saavutatud ka näiteks mingite läbi testandmete või sünteetilise andmestiku, et noh, ole hea, AI genereeri mulle siin mingi laheda sisuga turundussõnum, on ju. Et noh, siis sa ei pea sisestama sinna töökäsku, et ole hea, et sisesta mulle nüüd siin Mari Maasikale üks väga äge nagu turundusliku sisuga sõnum, eks ju. Et seda enam, et meil on ka erinevaid tehisintellekte turul, eks ju, et ja tehisintellekte arendatakse praegu maailma eri nurkades. Ja näiteks noh, Hiina riigi tehisintellekt võib põhineda hoopis nagu teistsugustel töökäskudel kui mõni Euroopa tehisintellekt, eks ju, kus meil on diskrimineerimise keeld, meil on siin sooliselt võrdse kohtlemise nõue, meil on GDPR, noh, mida ka, eks ju, kuskil Hiinas või mujal maailma nurgas ei ole. Ja siis, kui me hakkamegi neid andmeid sellele tehisintellektile andma, siis me peame nagu väga selgelt aru saama, et kas see tehisintellekt ise on siis üles ehitatud selliselt, et ta töötlebki siis neid andmeid põhiõigusi austavalt justkui, et see, mis ma sinna musta kasti pannes sealt tagasi saan, et kas see tulemus ikkagi nagu põhineb nendel kaalutlustel ja argumentidel, millele tuginedes ma ise need otsused teeksin, eks ju. Või et äkki võib-olla mõnest tehisintellekti süsteemist tuleb mulle soovitus tööle kandideerimisel eemaldada parimate kandidaatide seast kõik naised, sest et võib-olla mõnes Araabia maal ei ole see kõige parem mõte, eks ju. Et lihtsalt tuginevad siis teistsugusel väärtussüsteemile. Et noh, sellised küsimused hakkavad siin lõpuks mängu tulema ja noh, kui võib-olla turundusvaatest, et kui võib-olla mõnele etnilisele grupile tehakse paremaid pakkumisi kui teisele või mõnda vanusesegmenti eelistatakse või diskrimineeritakse, on ju, et siis ka see võib minna võrdse kohtlemise vastu, et siin tuleb väga palju erinevaid nüansse mängu. Ja noh, mis me varem puudutasime, et kus see serverid asuvad, et kuhu see andmestik jääb, et kui sa isegi ütleme, et tavapärase, ma ei tea, emaili turundusega sa saad ikkagi siis vähemalt pöörduda sinna oma selle kolmanda osapoole juurde ja öelda, et kuulge, et see isik tahtis, et see eemaldatakse, siis mu küsimus on tegelikult, kui sa sinna mudelisse oled selle nagu pannud, et kuhu see andmestik, alusandmestik kaob, eks ole, et sealt vist meil midagi kätte ei saa, mul on selline tunne. Sellega tõesti võib ette tulla mõningaid raskusi, et kui ennast nagu tagasihoidlikult väljendada. Aga tõepoolest, et need nõuded ka iseenesest, mis tehisintellekti määrusega tulevad, need kohalduvad ju nii nende AI teenuste pakkujatele kui ka siis kasutajatele, kui see hõlmab endast suurt riski. Ja noh, need trahvid ka, mis rikkumiste eest tulevad, need on ju veel kõrgemad kui siin GDPR-i trahvid, millest on ka räägitud, et GDPR-i trahvid tulevad kui laastav maru, eks ju. Et noh, iseasi, kas kõik, kes juba väga entusiastlikult neid AI-süsteeme integreerivad, kas nad seda teemat ka endale selliselt teadvustavad, et noh, jällegi, et enne kui sa lähed raamatupidamist tegema, et tee endale nagu raamatupidamisseadus selgeks, on ju, et samamoodi sama lähenemine kohaldub ka siin tehisintellekti ja andmekaitse teemadele. Aga noh, ütleme, kui andmekaitse on juba nagu läbi vaieldud mingis osas ja vaieldakse ka jätkuvalt, on ju, aga paljud asjad on, siis tehisintellekt ju muutub nii kiiresti, et seal see probleem ongi, et me ei tea, mida me ei tea, eks ole. Kas me jõuame järgi? Jah, et ja kuidas siis kohaldada, sest need samad, noh, mis nad seal vaidlevad autorikaitse seadusest tulenevalt, et mis see fair use on, eks ole, nagu Ameerikas on ju, et justkui ei peagi eraldi määrusid tegema, need on juba olemas ja et Google on ju ka juba seda kasutanud ja kõik see asi on ju, et ma nagu mõtlengi, et kuidas siis nagu tavaline nagu inimene, kes on tavalistes organisatsioonides üldse peaks sellest aru saama ja kurb on nagu selles, et nagu vältida, kas ta ei ole hea, sest mingid konkurendid ikkagi ju hakkavad nagu tegema, jah, et ma nagu ei teagi, kuidas siis
kas seal peaks mingit tavaloogikat või nagu sihukest nagu tavamõistust nagu kasutama selles, et kuule, mõtle nüüd läbi, kuhu sa seda paned ja kas sul pead seda panema just sellisel kujul, et seda infot kätte saada? Et muidugi, ma arvan, et see nagu oleneb ka see, mille jaoks sa seda tehisintellekti, eks ju, kasutad, on ju, et kui sa näiteks panedki kokku oma aasta aruannet mingite statistiliste näitajate pinnalt, siis on väga hea mõte, eks ju, AI kasuta, kui sul on vaja ideid mingi ägeda turunduskampaania kokkupanekuks, jumala eest, eks ju. Aga kas sul on nagu vaja seda nagu igal ajahetkel, näiteks minu ja sinu andmete töötlemiseks, on, et sisestada sinna sisse minu koduaadressi või meiliaadressi, et kas see on hea mõte, alati ei pruugi olla. Et minu nagu soovitus, mis siit kõlama võiks jääda, on see, et see võiks olla väga läbimõeldud tegevus ja alati tuleks endale esimesena siis esitada küsimus, et kas mul on selle andmehulga töötlemiseks õiguslik alus olemas, eks ju, et kas see päriselt on eesmärgi saavutamiseks vajalik. Et seetõttu, AI on suurepärane abimees, me sellest nagu peame hakkama elama selles reaalsuses järjest rohkem ja tehisintellekt ei kao mitte kuskile. Et meie praegu andmekaitse valdkonna inimeste ees seisab ülesanne, et kuidas teha seda nii, et need andmed ikkagi jääks kaitstuks ajastul, kus me võib-olla küsime endalt, et kas meil ikkagi on üldse veel privaatsust, eks ju. Et see ongi selline huvitav teemapüstitus. No Kärt, aitäh sulle selle väga keerulise teema mingis osas on ju lahti selgitamisest ja ma arvan, et me ikkagi suutsime seda kuidagi teha nii, et see oleks ka nagu jälgitav, et ei pidanud tahvlit ette võtma ja nagu klassiruumis tegema peab. Ma siiralt loodan, mul oli tõesti väga tore, aitäh niivõrd sooja vastuvõtu eest ja soovin teile edu ka edaspidiseks. Aitäh teile ja loodetavasti kõik pöörduvad tagasi ka järgmise episoodi puhul, kus on samamoodi meil huvitavad teemad ja persoonid. Aitäh kuulamast, vaatamast!